No nii, salajutud, 3. episood ja siin vahepeal on siis sõbrapäev ära olnud. Ja. Ole sõber alati. Oota. Täiesti pekkis, miks? Sa tood mulle kohe kingitus, aga mul ei ole. Siis nagu ma olen see bad friend alati. Ma lihtsalt vaatasin, ma olen nagu, jaa. Tõid oma mingi kaabet, põhjakaabet. Ei, ma ei toonud sulle põhjakaabet, ma tõin, sest vaat me oleme reisile ju. Jaa. Kuigi nüüd ma sain teada, et sa teed ka Pabeega koostööd, aga tead, küll oli liiga Istiniga ei tee. Kuuled, selles suhtes, et... Sul kulub nagu nii. Ma räägin, et kui mul oli see korrastuskunst, siis mul on 100 päiksekaitset ja mul mitte üheski nõus loobuma, nii et neile ma ära ei ütle. Tead, ma ju ise panin endale täna SPF-i näkku, saad aru? Wow! Tead, ma olen Maljut pidanud põhimõtteliselt nagu poolfüüsiliselt kinni hoidma, et päiksekaitset. Põlm kõrile. Ei reaalselt, sest et ja vana on veel full ära kärss on ka ees on nagu täiesti full nagu niimoodi, et first degree reaalselt ja siis ta on mingi, ei, see läheb pruuniks. See läheb veel pruuniks, ta ei anna alla, aga mulle meeldib, et sa oled nõus. Sest et ma räägin. Sulle meeldivad kotid. Mulle meeldivad kotid. See roos on Kelanile. Nii armas, Mallu. Kas ta on ka su sõber või? Jah, ta on mu best friend. Ta on su best friend, nii armas. Palun ütle, kui ilus su ussi küünal on. See on täiega, ma nägin su stories ka ja siis ma vaatasin, et aga seda ei tohi põlema panna. Või sa tohid, aga ära pane. Et see ongi lihtsalt kaunistus. Sa paned nagu ilusti vaata ühte sinna hoidikusse ja siis ta on nagu decoration. Vaata. No väga-väga nice. Ma nüüd tunnen ennast nagu väga-väga siit sõber. Aitäh sulle. Ja kusjuures sa oled mulle varem ka sellised küünalt ja ma just nüüd mul oli see vist mingi aasta, kus ma juba raatsin põlema seda panna ja nüüd see on mul pool tühi. Need Boho Candles omad lõhnavad nii hästi lihtsalt. Need terve toa lõhnama. Oled mulle kõige armsam. Et kõik su teised sõbrannad praegu vaatavad mingit fuck you. Igatahes ma olen väga tänulik ja minu kingitus my present is my present ehk siis nagu see on alati the best. See, et ma eksisteerin on sinu kingitus. No aitäh, head sõbrapäeva ja... Tagantjärgi head sõbrapäeva teile ka. Me unustasime eelmise salvestuse ajal ära, et sõbrapäeva oli. Et jah, või tuleb, siis see oli 2 päeva enne sõbrapäeva oli tuli see episood. Aga siin me oleme jälle tõusnud mõõnad. No nii, minu mõõn on, ma arvan, jälle, ma ei tea, kas ma eelmine kord ka jaurasin sellest, aga minu mõõn on ikkagi see kuradi Skinny Legend. See on, ma ütlen ausalt, nii hirmutav ja ma nüüd saan aru, et ma ei tea mitte midagi sellest ärist, mis on loogiline, aga näiteks ma sain teada, et nad olid mingi, et sa saad küll nagu näidised, sa ei saa neid igas suuruses, nagu, et sa saad selles ühes enda suurus või see üks suurus, mida sa soovid ja siis, sest et seal on mingi standard, vaata, et kui ma ütlen, et see bluus on minu S, siis nad teevadki selle standardi järgi, et nüüd sellest mingi, ma ei tea, paar senti suurem on M ja siis sealt L ja XL bla. Ehk siis, kui ma kinnitan selle ühe ära, siis ma nagu teadmatusena pean kinnitama ka teised ära. No ja siis me tegimegi selle, et ostsime piletid Istanbuli, et siis selleks ajaks märtsi lõpuks ma peaks saama siis nagu, kui ma ise koha peale lähen, siis ma saan võtta kõikidest nendest suurustest, aga nad ei ole sinna peale ju veel siis tikkinud ja teinud seda trükki, mis iganes. Aga vähemalt ma saan need nagu suurused. Ja siis värvidega samamoodi. Tuleb välja, et ma pean andma neile see, ma ei tea, kas sa tead need Pantene värvikaardid, mis on see ülemaailmne mingi värvikoodid või mis iganes on ju. Esiteks see kataloog maksab 380 € ja seda tuleb tellida igalt poolt, et see on mingi 2-3 nädalat kanga oma. Aga õnneks Mammu Couture'is see Mammu, ta mingi hetk kirjutas, kui ma kirjutasin sellest Skinny Legendi asjast, ta oli mitte, kui sul millega abi vaja on, et anna teada. Ja ma küsisin talt teile, et kas sul on, palun ütle, et sul on, mul ei ole mõtet esiteks oodata ja teiseks mul ei ole tegelikult seda vaja omale, mul on vaja lihtsalt need värvikoodid saada ja tal õnneks on ja ma käin homme läbi ja valin esimese teise launchi need värvid ära, et siis ühesõnaga ma olen nii kuidagi stressed sellest teemast, ma lootsin, et see on nagu palju kergem. Ei no selles suhtes see on päris keeruline, kui sa teed seda esimest korda vaata, et mingi hetk, kui sa juba 3.-4. launch, siis on juba nagu lihtsam, siis sa juba tead, et kõik asjad on esimest korda on nagu veits keerulised, nii et see on, ma saan aru, et see tekitab veits sinukest mõõna või nagu stressi. No jah, stressi, selles suhtes otseselt ju mõõn, tegelikult see on äge nagu teha seda, aga nagu stressful. Aga tõus on see, et me hakkasime salvestama meie salajuttude raamatu audioraamatut
ja ma ütlen ausalt, kõik, kes te seda kuulate, hinnake iga sekundit, sest et ma ütlen teile kohe kaua võttis 28 kirja ette lugemine 150-st, 2,5 tundi. 2 peaaegu 3 isegi ja kõige, ma ütlen kohe teile selle käre, kui te nüüd ostate selle audioraamatu, siis ärge eeldage, et see on nagu selline nagu tavalist audioraamatut. Ei, see on nagu te kuulaksite podcasti ainult, et see podcast tuleb, ma ei tea, mitu tundi. Mitu tundi ja siis arvestage sellega, et ma puterdan, see tuleb seal sees, et kui te vihkate mu puterdamist, siis teil ei ole mõtet seda osta. Ma naeran, üks kiri ma lihtsalt... Ma ei tea, kas ühest kirjast ühtegi sõna aru saab, Kristjan oli nii kajakas. Ma olin nii kajakas tõesti, see üks kiri oli, ma ütlesin, tahaks selle tiiseriks ka panna, siis saate aru, mis raamat see on. Aga see oli päris, ma juba endale ootan, et see saaks valmis, et ma kuulan, ma arvan ise ka selle raamatu nagu pärast läbi uuesti. Sest et ma olen nagu lugenud seda ja siis loen veel sisse. Ja kirjutanud selle. Ja siis veel sisse lugenud veel teist korda ka või selles mõttes, et mõndade asjadega veel see, et me lugesime kirja ära, paneme kinni, siis vaatame, et Polnud salvestanud. Pidime uuesti. Lõpeta ära. Et me näeme väga palju vaeva, aga see on seda väärt ja ma usun, et varsti siis on see ka teieni. Pühapäeval salvestame siis veel, on ju? Pühapäeval salvestame veel, me võime ka laupäeval salvestada veel. Mis ma laupäeval tegema? Ei, mul on laupäeval Kaltsuka-trip. Okay. Ma lähen terve bussitäie inimestega. Instas on siuke sõna, siuke kasutaja nagu Estonian Thrifter ja tema siis ongi see, et ta käib erinevates kaltsukates ja ta korraldas paar kuud tagasi siukse kaltsukatripi, et nad rentisid bussi ja siis selle bussiga käisid läbi nagu erinevaid kaltsukaid üle, siis nad käisid vist minu meelest ida pool ja nüüd läheb mingi Haapsalu ja Pärnu ja need mingid väiksed kaltsukad, kõik käime läbi. I'm so excited. Okei, väga fun. Vaatame, aga Mallu tegeleb selle asemel, et raamatut sisse lugeda. Vend käib kaltsukat. Ei, nali, tubli. Aga ühesõnaga saame veel sisse lugeda ja tegelema sellega. Aga mis on sinu tõusud ja mõõnad? Tõusud ja mõõnad. No ma ei tea. Otseselt mõõnas ei olegi vist väga. Ma ei tea, niuke chill. Et ma tulin sellest... salvestame veits ette, nagu te aru saate. See nii-öelda selle peo pealt maha tulemine on ikka, oli mõõn. Et ma sain vist alles 3. päeva hommikuks. Ma tundsin, mu keha oli nagu mitu päeva nagu väga selline lappes. Ma käisin teisipäeval, siis oligi Pabeega käisin koosolekul ja ma olin terve koosoleku aju, ma olin nagu udu sees kuidagi, terve keha oli selline. Ma sain mitte midagi aru, mis toimub, aga ma sain tehtud ja kõik oli chill, aga ma ei olnud mina ise. Et nüüd ma olen tagasi ja nüüd ma saan aru, et ma olen ikkagi liiga vana, et selliseid rämmareid teha. Üks päev maks. Üks päev maks, et see, et jah, et ma olen ikkagi ma olen piisavalt vana, et on aeg ennast kokku võtta vist. Ei tea. Ei tea tõesti. Aga ei selles suhtes, et ja tõuse, ma ei tea, kuidagi lihtsalt toredad ajad on ja ootan reisi siin, et reis on varsti, sellel ajal, kui te kuulate, me oleme reisil. Et reisi ootan väga, et ma just sain mingit bikiine kätte värke, et niuke selline chill vibes, niuke veebruar. Mulle veebruar alati meeldinud, et kuidagi kevad ei ole kaugel enam. Ja. Minule ka veebruar väga meeldib, sellepärast, et veebruaris olen sündinud mina 20. veebruaril, jätke kõik meelde. Kerlil on sünnipäev. Mardil on sünnipäev. Minu sünnipäev ei ole üldse kaugel. Märtsi alguses. No kohe, kui veebruar läbi on põhimõtteliselt minu sünnipäev. Ja kuidagi mulle see veebruar alati meeldinud on. Kõige lahedamad inimesed on veebruaris sündinud. Mul enamus sõbrad on veebruaris sündinud. Jah, sina ja Kerli ja. Ja Mart. No Maigret on jaanuari lõpus, mis on peaaegu veebruar. Ja Harald on jaanuaris. Jah, mis on peaaegu veebruar. Aga jah, selles suhtes, et ülejäänud aasta mulle tundub, et läheb nüüd jälle nii kiiresti, nagu eelmine aasta oli ka niimoodi, et tuli jaanuar kestis 46 aastat, on ju, nagu ka see aasta. Siis tuleb veebruar, nüüd me oleme reisile, siis tuleb mu sünnipäev, siis tuleb sinu sünnipäev, siis tuleb juba Alexela, siis ma lähen Sri Lankale, siis ma tulen tagasi, siis tuleb juba Skinny Legendi launch, siis tuleb juba Taormina. Mõtle, ma mõtlesingi, et kuna sa lendad esmaspäeval, ma korraks mõtlesin, me peaks Alexela mingi koosolekut ka tegema äkki. Mis me siin ikka hakkame. Okay. No ühesõnaga selline on meie eluke, et midagi super palju ei toimu, aga samas toimub väga-väga palju. Super palju ei toimu, aga tõesti tegelikult toimub haigelt palju. Nii et, aga lähme siis sponsorite juurde ja ma ei tea. Coolbet siis, Coolbet on meie leiavaisa terveks aastaks. See on meie pikaajaline suhe. Täpselt. Ja Coolbetil on alati mingid erinevad lahedad kampaaniad ka, et küll nad sõidutavad kedagi kuskile või sa võid võita mingeid auhindu ja niimoodi. Ja ma vaatasin, et eelmine aasta
Coolbet oma koostööpartnerite sõidutes Las Vegasesse ja ta ei pohnud Las Vegasesse ei vii. Okay. Millal siis minek on? Mina USA-sse ei taha minna, seal on horrid times. Seal on horrid times, jah. Ei, ma lihtsalt praegu... Ma võtan lihtsalt raha, andke mulle lennupiletite raha. Ei, ma lihtsalt tegin nalja, et surusin, aga ma lihtsalt nägin seda videot, et kuulge, kes käis... Aga Kristina naljad ja surumine aitavad alati, sest et siin nad meil jälle on. Nii, et aitäh Coolbetile ja kui te mängite, siis vastutustundlikult. Candy Pop. Ja Candy Popil siis on kogu aeg mingid erinevad mystery boxid alati, siin Valentinipäeval oli Valentini oma, meil siin ongi see Valentini oma olemas. Mina armastan kommi, ma ütlen ausalt, ma ei saa üle, kui väga ma armastan erinevaid komme. Ma lihtsalt, Kristina käis just minu juures, kui me seda sisse lugesime seda raamatut ja siis ta vaatas mu öökappi ja mõnitas mind, et miks mul seal kommipood on. Aga mulle meeldib hommikul ärgata, väike komm võtta. Õhtul enne magamine, kui täike sweet treat. Ja kui sa vaata äkki täiskasvanud, siis ongi see, et sa võid süüa kommi, kuna sa tahad. Ja kui selles ma alguses olingi, et mis kommipood sul siin on. Aga niimoodi nosisin ise ka. Aga ise nosisin niimoodi ka, et aga võtta kuidagi... Ja need kommid olid nii head, et ma hommikul ärkasin enda kodus pärast. Ma mõtlesin, tahaks ka seda kommi praegu. Aga jah, et Candy Popis on erinevad vinged kommid, megakammi. Seda... Nagu, ma ei tea, ma tahaks seda süüa juba nagu praegu, aga nagu fitness in my head ei lubaks, aga ma pean nagu sööma siis, kui mul on nagu mingi fat day, kus mul on nagu niisama, mis ma suust sisse ajan. See komm on nii suur, et sa saad seda mingi 6 aega süüa. Alla teed mingid sisse. Mulle meeldivad Candy Popis need. Need on erinevaid komme on selle purgi sees. Ja. Ma olen siuke old person, et ma alati mõtlen, et kurat, see on nii hea purk, et ei raatsi seda purki ära. Ja täpselt, seal ongi ja seal on mingi miksid ja asjad ja need, kusjuures need purgikommid ongi kõige paremad. Seal on ühed niisugused pehmed tähekesed, mis mulle täiega meeldivad. Need ühesõnaga Candy Popis siis saate ka meie sooduskoodi kasutada salajutud ja saate igast erinevaid nuudleid, jooke, asju, mis iganes Candy Popis on olemas. Ulaks Kaunitar. Me saime nüüd enda sonad koju. Sonad ja lelod saime koju ja ütleme niimoodi, et me pidimegi täna rääkima siis, kuidas meeldis. Meeldis. Ärge kuradi pressige perverdi. Ja, et see mõttes meeldis ja lelo on nagu kõige sellisem. Ja ma nägin just üks päev TikTokis ühte videot, et üks naine oligi mingi davai, et soovitage mingid head vibraatorid, et mis on, et te kõik ütlevad, nagu Ameerikas kasutatakse seda sõna rose, et nagu rose toy, mingi roosi vibraator, aga siis see naine oli mingi, et kogu aeg ütlete rose, et aga milline vibraator nagu kõige rohkem nagu soovitate ja siis kõik seal all kommentaarid enamus olid, kas seal on mingi Sona, Lelo Siila, et nagu Lelo oli see nagu põhiline, aga lihtsalt nad soovitasid erinevaid lelosi. No jah, selles suhtes, et olgem ausad, olen ka ise väga palju erinevaid vibraatoreid proovinud lihtsalt sellepärast, et koostööpartnerid on kogu aeg saatnud, aga ei, Lelo vastu ei saa. Et õnneks lelosid ongi erinevas hinnaklassis ka, et osad need sonad on natuke soodsamad, silad on veidi kallimad, aga ma ütlen ausalt, oma töö teevad nad kõik ära, aga kui vähegi mina soovitan seda sila ikkagi, see ümarguna. Ja. Te kunagi mulle tüürukut õhtuks kinkisite ka mingi, mitte üldse Lelo, vaid mingi teise, üks hästi ilusa sinise. Ja ma võtnud seda karbist väljagi, ma nagu kinkisin edasi selle, sorry. Ma lihtsalt hoidsin, siis ma mingi mu see Lelo teeb asja ära, mis ma siis mingi 5 erinevad, sest ma olen ka nagu kasutanud mitmeid erinevaid aastate jooksul, aga siis Lelo jääd ikka selle mõne peale. Täpselt. Ja sooduskood salajutud. Siis Temur taaskasutusbutiik. Te peaksite Temurist ka läbi hüppama oma selle bussiga. Kuidas sul seal müük läheb? Palju raha oled teeninud? No mingi aeg mul eelmine nädal kantis 160 €. Tasuta raha? Tasuta raha, jah. Et selles mõttes tegelikult ma tean, et ma pean veel selle uue tiiru tegema, sest mul tulid just uued About You pakid ja ma tegin endaga diili, et kohe, kui mul tulevad uued riided, siis ma üritan mingi mõnedest vanadest lahti saada. See on tegelikult mõistlik, sest et mul nagu ka ei mahu need kõik asjad ära koju. Aga mõndade asjadega on niimoodi, et ma olen 1000 korda kapipuhastust teinud ja ma mingi selle ma jätan ja siis ma ei kanna seda ikka mitte kunagi. Ma olen mingi, et äkki mul läheb seda kunagi vaja. Äkki mul on nagu kunagi vaja ja siis mul ei ole seda kunagi vaja. Nii et selles mõttes, et peab ikka uuesti tegema selle mingi kriitilise kapitiiru ja vaatama, et okei, et kas ma olen seda kannud viimase 1 või 2 jooksul, nagu ma ei ole seda kapist. Tegelikult tõesti, kui 2 kuu, mingid suveasjad aga ja nagu pidulikud kleidid on ka teine asi, võib-olla sul üle.
iga 2 kuu tagant käia kuskil kuradi, ma ei tea, pallil. Aga muud tavapärased riided, siis tõesti võiks, kui sulle meeldib ja sulle sobib, siis sa kannad ikka paari kuu jooksul. Täpselt. Nii et teie siis minge viige oma riideid siis müüki või siis minge shoppama. Jah, kui olete juba eelmised müüki viinud. Siis on Milady. Teeme jälle ilusad lilled. Minu lemmiklilled on liiliad, kui keegi veel ei teadnud. Ma armastan liiliaid ja eriti roosasid. Nii et, sina võtad nüüd täna koju kaasa? No ma ei tea, kas maksab. Ma lähen esmaspäeval juba ära. No siis võtan mina, sest et... Sina saad kauem nautida. Mina lähen alles pühapäeval. Ja, sest need kimbud kestavad nii kaua Miladist, nii et mõttetu mul jätta neid sinna koju surema. Sul ei tule keegi kodu hoida? Loomulikult tuleb. Aga... No siis ta saab tema nautida. Mu ema saab nautida. Ma nägin su emaga eile. Kus? Hambarsti juures. Jah. Ma mõtlesin, Tiina, mis sa siin teed? Ma ei tea, Malju saatis mind siia. Mu emal oli mingi kild tuli kuskilt ära, vaata. Ja siis ma just parasjagu jommis peaga lämisesin kõigile Instagramis head uut aastat ja siis Kristo kirjutas mulle just. Ja siis mul tuli meelde, et mu ema jõulude ajal rääkis. Siis ma olin mingi, ma saadan oma ema su juurde. Ja. Ei, Kristo on lemmik, ta on nii funny. Just käisin eile ka, sest kogu aeg, talle vaja mul siin midagi suu juures. See on kohta, ma panen põske sulle. Ahaha, seda sa pole ma saanud. Ja ta ikka paneb normi huumorit, et ta on äge. Et ühesõnaga, äkki siis su emale nautimiseks need lilled Miladist. Ja sa ütlesid ka, et siin Miladil on nagu hästi lahedad kaardid meil alati, et siin on 3.4. episood, let's go! Let's go! Aga nad tahtsid, et me mainiks ka seda, et Miladi siis... Super, ma aitäh sulle selle info eest. Ja, et ühesõnaga meie see sooduskood kehtib e-poes ja neil on üle-eestiline kulleri teenus ka. Need vaata, me enne olime mingi taat, et nagu see sõbrapäev on tulemas, naistepäev on tulemas ja niimoodi, aga tegelikult on tore saada ka suvaliselt kolmapäeval lilli, et mehed, kes ma tean, et meid ju kuulavad väga paljud mehed ka, et üllata oma naist ja saada talle lambi seal teisipäeval lilled. Ja kui sa oled veel soodukaga ka. Täpselt nii, et ja kui sa siis ei taha kullerteenust kasutada, tahad ise koju minna lillekimbuga, et naine sulle sülle, hüppaks siis nende poodide asukohad on Tartus kvartalis, Tartus kaubamajas, Lõunakeskuses ja Tallinnas on Baltijaama turul ja Rakveres on Põhjakeskuses, nii et siis... No mina ütlen ausalt, et mina armastan lillede saamist ja ma ei tea, ma eelistan isegi ausalt öeldes lillede saamist mõnikord nagu lihtsalt kingitustele, sest vaata kingitusi on nii nagu eriti mulle nii keeruline teha. Ja see ongi mu sõbrava king sul. Aitäh! Oh my god, I love it! Et jah, lilled meeldivad rohkem, jah? Et no see on nagu kindla peale minek, vaata. Kuigi ma tean, et osad naised väidavad, et ma ei taha lilli, et need surevad ära. Mul on lihtsalt see, et mul on prügimaja täiesti teises hoovi otsas ja kui mul on mingi suured kimbud, siis see lillede pärast nagu ära viskamine. Okei, et Kristine tuleb kinkida üks suur pikk roos, mille ta saab pärast prügikasti. Ei, see näiteks, mis see kimbu hind on taas mingi 60-70 €. Kandke mul lihtsalt see raha, ma ostan endale midagi lõbusat, trust me. Aga mulle meeldib ikkagi, aga samas see sünnipäeval mulle tegelikult meeldib lilli saada, aga mitte nagu... Et vaata, kui sa ärkad sünnipäeva hommikul või järgmine päev peale sünnipäevapidu ja seal on kodu mingi lillemeri. Mul on kogu aeg kodu lillemeri. Sul jah, aga sul on ju prügikast maja ees ka. No mul on Märten, kes viib ka nii, et... Ma ei tea, mina viisin viimane kord teie prügi. Nii et jah. Ja siis minu juuste saladus on siis last but not least ja vaadake, kui shine'id mu juuksed praegu on. Panid õli või? Ei, ma ei pannud õli, ma kasutasin seda maski, ma pesin hommikul pead. Siis ma panin selle maski, vaata siin kotises on see üks mask ka, sügav niisutav. Mina pole enda maski koju viinudki. Jah, see ongi sinu kott. Et ma panin hommikul pesin pead, ma panin enne märkasin suht varadana, siis ma panin seda õli endale pähe ja siis ma pesu ajal pärast panin seda maski ka ja see rosmariini lõhn on ikka hardcore. Et nüüd mul ongi pea puhas praegu ja shiny. Nii et võt, aitäh sponsoritele ja musid olete ja siis lähme kirjade juurde. Mul on vist isegi kaust lahti, nii et let's go. Kui su mees tahab 3. sinu rasedat sõbrannat. Tere, Malju ja Kristina. Mul oli sõbranna, kutsume teda Malleks. Ta võttis omale mehe, kelle perekonna nime ta esimestel aastatel isegi ei teadnud. Aga see on ausalt öeldes kõige väiksem probleem selles loos. See on tõesti üliväike probleem. Malle mees on nimelt väga kolmekate usku, aga mitte suvalise 3. Tema kindel eelistus on see, et see oleks Malle sõbranna. Ja Malle arvas, et mina oleksin just ideaalne kandidaat. Ühel hetkel kutsus ta mind spaasse jutustama. Väike detail, ma olin sel ajal 5 kuud rase.
Istume saunas, ümberringi võõrad inimesed ja Malle küsib täiesti rahulikult. Kuule, kas sa tahaksid meile 3. tulla? Ütlesin, et ei taha ja lisaks olen rase. Mille peale ta vastas, no aga äkki su mees tahaks? Et sobib nii mees kui naine. No, nad on flexible. Ja sest mõtlesin, et kolmekas. Et kolmekas on kolmekas. Kolmekas on kolmekas. Spoiler, ei tahtnud kumbki meist. Mõnda aega oli vaikus, siis sündis mu laps. Umbes kuu pärast sünnitust, enne seda 0 õnnesoovi, helistab Malle mulle nuttes ja ütleb, et tal on suur mure. Lubasin ära kuulata. Kui ta minu juurde jõudis, siis tuli point üsna kiirelt. Sa pead me lihtsalt meile 3. tulema. See päästaks ma suhte. Mu mees ütles, et muud moodi meie suhe ei saa jätkuda. No muidugi, värske ema võrdub ideaalne suhte parandaja. Ütlesin ei. Ma ei kavatse oma meest petta, et kellegi teise suhe võib olla ellu jääks. Selle peale küsis ta, et kas ma oskaksin kedagi soovitada. Lõpuks ütlesin, et küsigi mu parimalt sõbrannalt. Too keeldus ja ütles, et see pole okei, et Malle mees niimoodi survestab. Lisan mõned screenid meie vestlusest. No normaalne oma parim sõbranna niimoodi tanki panna. Miks sa arvad, et su parim sõbranna peaks tahtma selle mehega midagi teha? Aga need screenid on nii naljakad, et see tüüp või see tšikk siis, kes küsib selle sõbranna käest, ütleb, kuule alanda oma ego veits ja rahune maha, kuna sa ei olnud mul isegi mitte valikus, vaid su sõbranna pakkus välja ja ma ütlesin, et it doesn't hurt to ask. Kolmeka tegemine vajab usaldust üksteise vastu, mida sul clearly oma mehega ei ole. Ja sa oled reaalselt viimane inimene, kes peaks teistele suhte nõu andma, vaadates, kuidas su eelmine suhe välja nägi. Kohe, kui sulle kirjutasin, sain aru, et see on bad idea ja meie vahel pole isegi mingit usaldust ja respekti üksteise vastu. Kui ma ütlen, et see teema jääb meie vahele ja sa kirjutad sõbrannale, kes teab ja kellele sa veel kirjutasid tulevikus ja pläkutad, siis see tšikk on mingi ok. Clearly minu mehele piisab ainult minust ja ei otsi mu sõbrannade tussi. Appikene, ei no see on päris crazy ja nagu kõige on see, et vaata, et see sõbrann nagu mõtle 6 aega peale sünnitust. Lõpeta ära nagu crazy, vaevu tahad enda mehega kuradi sussida siis 6 aega. Ma ei usu, et mina küll ei tahtnud 6 aega peale sünnitust, ma nagu tõmba eemale. Lähen veel 3 tegema, ole normaalne. Ja no selles suhtes ei saa judge'ida, et jumala eest, kui inimesed tahavad 3 teha, no jumala eest vaba maa, tehke. Aga mulle meeldib see, et kas sa tõesti arvad, et sa leiad 3 partneri niimoodi, et sa lähed nagu solvama ka veel kedagi. Ei no, clearly ma tegelikult ei tahtnudki siin. Siis küsid. Ja kui sa ei tahta, vaata see on taas, et kui mehel annab korvi ja siis ta mingi, ai, sa üldse rõve vaata, aga mis sa siis tulid siia üldse ujuma vaata. Et jah, no ütleme niimoodi, et said lahti siis ebameeldivast sõbrannast. Parim on see, et palun, sa pead päästma meie suhte, muidu meie suhe läheb hukka. See juba on hukas. Usu mind, Kalja, see on hukas nagu, ma ei kujuta, et Märten hakkaks, tead, muidugi tunne, et me peame lahku minema. Kui siis ainult üks viis on, kuidas sa saad päästa. Sa pead Kristinile helistama, me peame threesome tegema. Ma oleks mingi tead, kui on läbi, siis on läbi. Siis me siin kummi. Aile teed, sa mingi, ei, Kristina, palun, sa pead päästma. Mul on vaja skinny legend plonge välja lasta. I will get you really, really drunk. I could never do issand. I could not. Ei, nagu ütleme nii, et seda podcasti saaks edaspidi teha ainult niimoodi, et videot ei ole, mõlemad on oma kodus. Ei, see oleks liiga crazy. Nii et võta järgmine kiri, see on lihtsalt nagu, ma tahan lihtsalt unustada seda vestlust. Okei, nii. Ülihoolitsev mees. Hei, head uut aastat, Kristina Valju. Head uut aastat. Seda on ka raamatust. Head uut aastat. Head uut aastat kõigile loomulikult. Lühidalt minevikust, kuigi see, mis toimus kunagi, on pikk, lohisev ja vastik. Olin 21 aastat väga keerulises suhtes, kus oli pidev manipulatsioon, agressiivsus, minu maha tegemine, koha kätte näitamine ja pidev võimuvõitlus. Mul oligi tunne, et kogu maailma valu, kohustused, 3 last, suvila, lemmikloomad ja muu selline, kõik raskus oli minu õlul. Mul puudus igapäevaselt mehe poolt tugi ja turvatunne. Minu eest ei hoolitsenud keegi, vaid oodati seda pidevalt minult. See kõik jättis minusse sügavad ja valusad jäljed ning paranemisteekond mul veel kestab ja usun, et kaua. Kuid kuidas ma sellest kõigest välja astusin, on omaette teema. Kuid praegu soovin rääkida oma praegusest abikaasast, kellega tutvusin, kui olin lahutatud ja elasin juba paar aastat üksi, kellega oleme nüüdseks juba peaaegu 4 aastat koos olnud. See sissejuhatus on pigem selleks, et te mõistaksite minu tundeid ja olemust, sest kõik eelnev mõjutab tahes tahtmata minu praegust elu.
Endiselt on tihti soov ohjad enda kätte haarata, sest ma ei oska olla 100% nõrk naine, kes oskab toetada oma mehele ja kellel kulub veel palju aega selleks, et harjuda hoolitsuse, tähelepanu ja turvatundega. Pean ennast pidevalt korrale kutsuma ja palju õppima. Praeguses suhtes olen tõesti hoitud ja armastatud ning meie suhtes on esikohal armastus, usaldus, üksteise toetus ja mõistmine. Kelle jaoks normaalsus, aga minu jaoks näiteks isegi see on paradiis, et mul lastakse hommikul nii kaua magada, kui ma soovin ning kaaslane ei pane isegi kohvimasinat tööle, et endale kohvi teha, kui ma magan, et mitte mind äratada. Lisaks ei pea ma tegema mitte midagi, kui ma ei soovi, ka süüa mitte, vaid mind viiakse välja sööma. Ja nüüd ma mingi aasta aega enam ei hüppa automaatselt diivanilt püsti, kui mees koju saabub, et mitte pikki päid saada, et vedelen siin ja midagi ei tee. Ja palju muid asju veel. See kõik on juba muutunud harjumuspäraseks ja suudan vaikselt hakata sellest mõnu tundma. Aga päriselt nautimiseks, rahunemiseks ja tervenemiseks läheb veel aega. Üks asi on, millega ei ole suutnud veel harjuda ja leppida. Ma ei tea tegelikult, kuidas sellega üldse harjuda. Kogemust nagu peaks olema, kuid seks. Ta on ülihoolitsev ja igas asjas minu peale mõtlev. Ta tahab, et mul oleks kogu aeg hea ja seda ka seksis. Ta on nii ülehoolitsev, et ei lase näiteks endal kaua veel vähem lõpuni suhu võtta, sest arvab, et mul võiks olla ebamugav. Ta ei lase mul kaua peal olla, kuigi on näha, et see talle meeldib. Ta kardab, et ma väsin ära või mul on ebamugav. See oleks nagu mingi surija kuskil. Reaalselt mingi viimane hingetõmme. Olen talle korduvalt rääkinud, et minu arust seks ei peagi alati olema nii-öelda mugav. Peab olema mõnus, täis erutust, kirge ja muud sellist. Erinevad poosid, erinevad tehnikad teevadki seksi heaks ja ma naudin, kui saan talle mõnu pakkuda. Ning tema mõnu on mulle justkui lisaerutust. Kuid kui ta ise peal on, siis annab endast 100%. Ta jälgib mu reaktsiooni, proovib erinevaid viise, poose, rütme ja nii edasi. Kunagi öeldi mulle, et inimesi on 3 sorti. Need, kes tahavad anda, need, kes tahavad saada ning need, kes tahavad mõlemat. Tundub, et olen saanud mehe, kes tahab ainult anda. Fantastiline arvate? No mitte päris. Äkki ma siis ise kuulun ka sellesse kategooriasse, kes tahaks anda või kes on harjunud mitte saama. Äkki see tuleb lihtsalt sellest, et minevikus minult lihtsalt võeti ja seks loeti just kui naise kohustuseks. Ja nüüd ma ei suuda keskenduda ja nautida seda, mis pakutakse. Minu jaoks ideaalne ja täis rahuldust pakkuv on see, kui ma saan ise ja näen, et ka temal on hea. Muidugi lõpeb peaaegu iga meie vahekord ka tema seemnepurskega, kuid mitte just 100%. Kuid selleni jõudes peab ta olema kindel, et mina olen juba saanud ning siis, kui ma hakkan juba väsima ja ma olen täiesti rahuldatud, vahel peab ta nii julmalt pingutama, et mitte lõpetada enne kui mina. On ka juhtunud, et ta lõpetab enne mind. Ükskord juhtus see esimeste minutite ajal, siis vabandas ta ette ja taha ja ütles, et nüüd on mulle võlgu. Ta tundis ennast jube halvasti ja süüdi, aga no mis võlgu, what the fuck. Rahustasin teda tookord ja väitsin, et kõik on okei. No tegelikult oligi, mõnikord on ka kähkukas mõnus ja erutav. Nüüd, kui need esimene sissejuhatus mölakast mehest ja seksist minu uue abikaasaga kokku panna, siis kas ma mõtlen üle? Kas ma lihtsalt ei oska end lõdaks lasta ja tahan endiselt kontrolli enda kätte saada ja ei oska vastu võtta naise rolli, olla nõrk ja haavatav. Ei oska olla voodis see, kes saab, mitte ei anna. Või olemegi kokku sattunud mõlemad need, kes tahavad ainult anda või äkki on asi temas ka või minus? Oleme sellest rääkinud, kuid endiselt mul on tunne, et ta pingutab üle ning et ta seksi ajal ei ole päriselt kohal, vaid mõtleb ainult sellele, kuidas mul oleks hea. Ma hindan väga seda, et ta minust hoolib ja hoiab ja ta on minu jaoks valmis kõigeks, kuid seks ei saa ju olla ühepoolne. Mis mõnu sa siis saad tunda, kui pead pidevalt ja kogu aeg mõtlema? Millal sa siis naudid? Aga ta nagu samas see lõpus ütleb täpselt ära ka, et mis mõnu sa siis saad tunda, kui pead kogu aeg pidevalt mõtlema. Et minu jaoks on nagu see, et see mees, et selle mehe mõnu ongi see, et ta saab sulle anda. Ja vaata, teiseks on see ka, et vaata naine võtab praegu võib-olla natuke oma seisukoha pealt, sest et naisena tõesti, kui sa hakkad muudele asjadele mõtlema, siis it doesn't work. Ja kui ma peaksin hakkama muretsema nüüd millegi üle, siis tõepoolest it doesn't work. Aga meestel on see nii palju lihtsam. Nagu sa ütled, peaaegu 100% kordadest ta lõpetab nagu ka, ehk siis see on väga suur protsent, ta pigem peabki ennast tagasi hoidma ja ma arvan, et see ei ole tema jaoks probleem, et kui ta nüüd ühel hetkel enam ei hoia, siis ta saabki. Aga kui naine hakkab mõtlema, siis on ja vaata, paljud võib-olla mehed ei tea seda ka,
et meie saaks orgasmi naised nagu, me peame keskenduma, literaliselt keskenduma mingi ja see on nagu, see on full, it's a job, it's a freaking job. Meestel ei ole mitte sitte keskenduda, nad mõtlevad mingeid muid asju, aga meil on ikka kohe, kui sul nagu, kui sa ei keskendu ja sa hakkad midagi muud mõtlema, siis on kohe läinud, siis sa pead jälle otsast pihta hakkama. Reaalselt ja see ongi nagu see, et ma arvan, et sa mõtled liiga enda mätta otsast, et he's fine, sina keskendu oma korradi asjadele ja it's gonna be okay. Vaata, kui palju me saame kirju naistelt, kes on mingi, mu mehel on jumala suva, kuradi saab ise paugu lahti, keerab külje ja jääb magama või ma ei tea, sülitab suhu sulle, mis iganes asju tehakse. Ja nüüd sul on mees, kes tahab anda endast kõik, siis tegelikult, see ongi ju normaalne. Selles suhtes, et seks on üsna vastastikune asi, kui tema teab, et ta nagu nii saab, siis ta peakski ju endast andma ka maksimumi, et ka sina saaksid. Et nagu see ei ole ju imelik, et ta nagu panustab sellesse. See on just väga hea ja nagu, see on umbes praegu see, et nagu see on mu steik oli liiga mahlane ja mu pangakonto on liiga täis. Jah, et ei täpselt, see on praegu see kiri põhimõtteliselt. See kirjutasid meile pika kirja, et minu elu on nii palju aga ma tean, et sul oli enne väga traumatic ja nagu mul on väga hea meel, et sa tulid sellisest traumast ja nüüd sa tulid nagu paremasse kohta, sest paljudel on see, et nad lähevad traumast ja lähevad samasugusesse või hullemasse. Nii et selles mõttes, et enjoy the ride. Täpselt, naudi seda, et universum andis sulle nüüd täiesti uue ja väga hea kogemuse. Et ma arvan tõesti, et sa võib-olla natukene mõtled üle, et nagu ta ise ütleb ka, et need vanad asjad võib-olla jäävad sinusse ja võib-olla sul tõesti tekib nagu süütunne, kui sa näed, et keegi hullult nagu rabeleb su eest, sest et see eelmine mees tekitas sinust seda tunnet. No kas või see, et ta ütlesid, et kui meie uks sisse astub, siis hüppad nagu diivanilt püsti. Et nagu ma tean, sa tunned lapsena, lihtsalt mul oli see kasu isegi see, et kui ta tuli uks sisse, et siis nagu sa ei toht nagu vedeleda või sa pidi nagu püsti olema kuidagi, mõtle, sa passid siin kuidagi see vibes on ju. Et ma tean seda tunnet, et see nii vastik ja mõtle, kui sa täiskasvanu eas, ma peaks ka nagu püsti hüppama selle peale. Et mees astub koju. Ei võta. Mul näiteks üks päev oli just see, et Märten ütles, et ma lugesin sul mingid neid vanu blogipostitusi, nagu ma olin mingi full tiinekas. Ja saad aru, mul automaatselt tekkis kohe siuke tunne, et oh my god, ära loe neid, sest et vaata, mul see kiilakas tont on ju. Ta kogu aeg tegi seda, et ta luges mu mingid vanu postitusi, siis ta tuli mulle ette heitma umbes mingi vaata mingi, mida sa tegid, vaata, mida sa rääkisid või näed, siin sa ütled niimoodi ja nüüd sa hoopis räägid mulle teistmoodi, sa valetad mulle. Mul tekkis kohe nagu automaatselt see, oh my god, ära loe neid, vaata, ja oli mingi, miks? Et nagu mingid asjad lihtsalt automaatselt kuidagi jäävad. Et mingi 80 000 inimest võib lugeda, aga mina jumala eest hoidku eemale. Et ma arvan jah, lihtsalt naudi, enjoy the ride, ole õnnelik, et sul on hea mees ja tõesti proovi nagu vabalt võtta. Ja keskendu. Jah, keskendu endale. Mitte oma mehele. Savi, mida tema teeb. Jah. Salajutt lapsepõlvest. Saadan teile ühe loo oma lapsepõlvest, mis on mind full insult, mis on mind aeg-ajalt mõtlema pannud. Olen teie podcasti juba pikemat aega kuulanud ja need meeldivad mulle väga. Just see ausus, huumor ja avameelsus. Ja see selge lugemine. Ei, ma ei tea, kas ma rääks, et keegi kirjutas, et mu kokutamine närvi, et ainult Mallu võiks kirju lugeda. Siis ma mõtlesin, aga siis Mallu teeb üksi seda pood. Aga sina istud kõrval ja ainult naerad kogu aeg, nagu kohtlane. Ei, ma lihtsalt niimoodi. Aga okei, ma võtan ennast kokku. See ausus, huumor, avameelsus teevad need eriliseks. Tundub, et teie podcast on ideaalne koht selliste salajuttude jagamisteks ning loodan, et see sobib lugemiseks, kuulamiseks ja arutleluks. Mainin ka seda, et ma ei ole seda mitte kellegile varem rääkinud, sest ma olen lihtsalt nii piinlik olnud. Kui ma lasteaias käisin, olin väga tagasihoidlik tüdruk ja mul on eriti palju sõpru. Suhtlesin peamiselt 2 tüdrukuga, kellega saan tänasin hästi läbi, kuigi igaüks on nüüd oma teed läinud. Lasteaias viimasel aastal hakkasime ühe sõbrannaga tegema üsna huvitavaid asju. Ma ei tea isegi, kelle idee see oli, võib-olla ongi parem, et seda ei mäleta. Igal juhul, kui kummagile meist tuli vanem järele, jooksime kohe uuest tuppa voodite taha ja tegime hüvasti jätuks suudluse. Ma ei tea, kas me oskasime seda õigesti teha või mitte, aga keeled käisid küll üksteise suus ringi ja pärast pühkisime suuvarukkaga puhtaks. Suudlus kestis tavaliselt päris pikalt ja kumbki meist ei tahtnud kunagi esimesena lõpetada.
kui suudlus tehtud, läksime kumbki oma teed. Üks koju ja teine jäi veel teistega mängima. Neid suudlusi oli päris mitu. Ükskord jooksime isegi teisele korrusele aulasse suudlema, kus meil toimusid jõulupeod, trennid ja laulutunnid. Sel korral otsustasime oma intiimpiirkondi kokku hõõruda. Kui see tehtud sai, ruttasime kiiresti alla, et keegi meid otsima ei tuleks ja et keegi midagi teada ei saaks. Ühel korral võtsime isegi õues püksid maha ja proovisime, mis tunne on, kui panna midagi endale sisse. Võtsime ühe oksa, koorisime selle ära ja proovisime teineteisele seda sisse panna. Õnneks me ei jõudnud sellega kuigi kaugele, sest et see oli väga ebamugav ning mõte, et teised lapsed võivad igat kuuri taha tulla, pani meid kartma vahele jäämist. Seetõttu otsustasime parem lõpetada. See oksajant pani ka punkti meie avastusretkele. No thank fucking god. Pärast seda juhtumit me enam sellist asju ei teinud. Meie mängud muutsid jälle tavaliseks, joonistasime, jooksime õues, mängisime teiste lastega. Aja jooksul kasvasime suuremaks ning lasteaed jäi selle taha, kus kõigi nende kummaliste segaste avastustega. Täna tagasi vaadates proovin endale sisendada, et see oli lihtsalt lapsepõlve uudishimu ja maailma avastamine omal süütul moel. See ei määranud mind ega meie sõprust, vaid see oli lihtsalt üks etapp, mis möödus. Hiljem läksime samasse kooli ning olime klassiaed kuni 9. klassini. Saime hästi läbi kogu kooli ning suhtleme saame hästi läbi ka tänaseni. Igal ühel meist kujunes oma elu, omad kogemused ja mälestused. Seda meenutades muigan nüüd oma ette mõtlen, mida kõiki need lapsed küll välja ei mõtle. Vahel tekib aga küsimus, kas ma olen ainus, kes on lapsena sellist asju teinud või on teisi samasuguste kogemustega veel? Tead, ma pean ütlema, et minu esimene mõte oli, et girl, kas sa oled kindel, et sulle, nagu äkki sulle meeldivadki tüdrukud? Jah. Aga kas midagi lapsed teevad igast weird shit ja mingi oksa endale sisse istuda ei tundu nagu solid idee. Ja, aga mis ma nagu nüüd tänu jälle TikTokile obviously, et hakkasin mõtlema selle peale, et vaata, muidu räägitakse, et on see nagu pedofiilid ja nagu see sexual abuse, aga sellest ei räägida, et child on child sexual mingi thing on ka, et nagu ma ei kujuta ette, ma ei oska siin kui neile mõlemal vist prolli meeldis, siis see ei ole vist abuse otseselt, aga ma arvan, et see oli pigem, võib-olla tõesti avastasite. Midagi kuskilt näinud või kuulnud, aga ma lihtsalt mõtlen, et nagu full tatti panna iga kord, kui ema järgi tuleb. Aga kuidas te jõuate? Ma mõtlen, et kui ma kela neile järgi lähen, jah, ma olen mingi, tule siia. Jah, et ta ei jookse kuskile. Jookseks nurga taha tatti panema, ma oleks mingi halloo. Kus sa oled? Nagu, või kus sa lähed või mis asja vaata? Ma ei tea. Aga mina tahaks küll teada, et kas sa nüüd praegu oled nagu meestega koos või naistega koos. Sest et mina mäletan lasteaiast, et sai küll musi tehtud, aga poistega. Meie rühmas käis üks Timo ja Timo meeldis kõikidele tüdrukutele, loomulikult ka mulle. Nii et kui keegi teab Pärnust mõnda Timo, kes käis Liblika lasteaias, siis shout out sulle praegu. Otsi mind üles. Ma ei teada perekonna nime. Ei, ma räägin, et tema otsib sind üles. Jah, otsi mind üles. Take me away from this marriage. Või ma mäletagi, mul oli ka oli lasteaias mingi crush, aga ma käisin vene lasteaias. Kas ta oli poissi Tiima. No võt, sellepärast ma küsingi, et no offense, jumala eest ole lesbar, kui soovid, aga võib-olla sa peaksid mõtlema selle peale, et äkki see on nagu mingi sign. Siis mulle ikka oli kohe, mulle meeldis poisid. Ma ei mõelnud kunagi, et mingi tüdrukuga tatti panna. No eks tiinekana sai ikka tüdrukutega peol tatti pandud. Aga see oli mingi plämmis peaga. Oled jube seksikas omast, mingi 14 aastat. Ole vaid tappera mind lihtsalt nästi. Appi, millega tegema? Ei oska öelda. Nii. Me abiellume. Olerex edition. Tere Malju, tere Kristina. Mõtlesin, et kirjutan ja lihtsalt jagan lugu sellest, kuidas kohtasin seda härra õiget. Ehk annab see natuke lootust ka mõnele teisele neiule või mehele, et asjad juhtuvad ka saatuse tahtel. Ehk ka sinuga, Kristina. Okei, miks sa ründad nüüd? Tol ajal töötasin Olerexis. Tööl oli jäänud veel olla 2 tunnikest. Olerexi vahetused on 12 tunni pikkused. Õhtu oli suhteliselt rahulik olnud ja kliente vähe. Ühtäkki tuli sisse klient, ostis tumesinise Red Bulli ning tellis lisaks ka täistera saia ning juustuvorstiga hotdogi. Jah, ongi nii täpselt meeles. Mina olin see, kes ta kassas vastu võttis, teenindasin ta ära ja töökaaslane hakkas härrale hotdogi valmistama. Mina samal ajal jutustasin ja tegin töökaaslasega nalja. Söök sai valmis ning ulatasin selle kliendile. Soovisin veel ilusat õhtut ja naeratasin talle. Juba tol hetkel märkasin, et kuradi ilus kutt on. 5-10 minutit hiljem tuleb sama klient tagasi, ulatab mulle, ma olin veel kassas, midagi paberil ja lahkub naeratus näol. Olin segaduses, kuna väga paljud jätavad oma kontaktidega midagi tanklasse hoiule. Paberit avades vaatas mulle vastu tema Instagram.
okei, mingi kutt teeb sõpradega nalja, tore. Aga huvi oli ikkagi nii suur, et kirjutasin talle vana Instagrami kaudu, mida pole jumal juudes mis ajast kasutanud ja kus 0 pilti. Kirjutasin ning tuli välja, et kutt oli üksi, mingit nalja poltki, vaid lihtsalt mu naeratus jäi talle silma. Minu naeratus, ma olin nagu higine sopakoll selleks hetkeks juba. Kohtusime veel samal õhtul ning sellest hetkest saadik oleme lahutamatud. Meil on oma kodu, lapsed ja elu, millest olen alati unistanud ning me abiellume 2 nädala pärast. Siiani ei suuda seda uskuda. Jah, naised ja mehed. See härra või proua õige võib ka ise teie ellu sammuda. Naeratus näol ning salfakas käes. I wish you all the best ning Kristina, you will find him. Love you. Ja see on saadetud meile 24. jaanuar, nii et nojah, nüüd nad on juba abielus, nii et esiteks palju õnne teile abielu puhul. Soovin teile kõike kaunist. Äge, you will find him. I will not find. Aga oota, see on see nädalavahetus. Nojah, aga kui see... Jah, kui see eetris on, siis jah. Te olete juba abielus, palju õnne ja... Tegelikult on tore, vaata, kui inimesed tänapäeval leiavad teineteist nagu in the wild või niimoodi on ju. Et see tundub isegi haruldane, sest enamus tutvuvad kuskil äppides, aga see äppid on nagu solgimere sulpimine. Äppid on solgimere sulpimine. Kuidas sul üldse läheb äppides? Okei, ma ei olegi sellest rääkinud. Okay. No selles mõttes, et... Hulbid sopameres. Ma ei teagi, kuidas ma sain mingi aeg matchi ühe hästi toreda tüübiga ja kõik oli nagu okei. Nii. Ja siis me suhtlesime mõnda aega, aga siis I fucked it up. Kuidas räägib? Ma jäin mõnast purju. See oli nüüd siis või? See oli Universali pidu, vaata. Ja siis nagu ta ei ole, nagu vaata ma ei tahaks öelda, et ma tunnetan asju, nagu paljud ütlevad, et võib-olla ma olen crazy, aga ma ei ole crazy. Ma tunnetan, if something's happening. Või kellelgi switchib midagi. Meil oli üli chill, me rääksime suht kogu aeg, kõik oli okei. Ja siis järsku ta ei kirjuta mulle nagu terve päev mitte midagi. Ja nagu üldse, nagu eelmine päev oli nagu juba veits tagasi tõmmanud. Ja siis järgmine päev oli kirjutamas terve päev mitte midagi. Ja siis ma olen mingit okei, et ju siis ei ole minust huvitatud enam. Ja siis ma lihtsalt blokkisin täna igalt poolt. Ja siis nagu ma mingi aeg blokkisin, siis läksin vaatasin korraks nagu lihtsalt account'i. Ja siis vaatan, et meie ühine tuttav jälgib teda. See kiilaka tundi sõbranna. Ja ma nüüd saan aru, sa rääkisid. Ja siis ma kirjutasin talle, et miks sa teda jälgid. Siis ma kirjutasin, kuule, kas sul on Tinder? Siis ma sain aru, et nagu, kui ta ei olnud teda ennem jälginud ja nüüd jälgib, siis nagu mingi teema on, kas sul on Tinder? Kuule, ma just tegin mingi eelmine nädal või see nädal, vaata. Niimoodi, et ma teisipäeval lõpetasin temaga suhtlemise. Reedel ma nägin, et nagu mu sõbranna või meie sõbranna tuttav, mis iganes jälgib ja siis ma küsisin, et kas sa jälgid teda või nagu, et kas te suhtlete või temaga või kas see Tinderis tuttavaks, ta oli ka jaa, et me just lähme välja täna, siis paneme well, this is great. Aga tees mõttes, et ja siis tuligi välja, et ta jah oligi, et ta kadus ära, sest et ta sai temaga matši ja nagu ma räägin, et I'm never crazy. Edu talle. Selles, mis mõttes? Sest et see tüdruk on nagu loko. On või? No ühesõnaga. Selles suhtes, et aga ta on väga ilus tüdruk. Ta on pilt ilus, nii et selles mõttes, et nagu sellepärast, siis ma olingi sitaks nagu, siis kui ma sain teada, et nad suhtes, nagu, mis ma sain aru, et loog, et ta mingi minuga läks külmaks ära, sest see tüdruk on nagu väga-väga ilus. Ja siis ta oligi ära nüüd nii üles ka haibi selles suhtes. Aga ta on ilus. Ja siis oli nagu see, et siis ta oligi mingi, et me lähme ma just käisin pesemas, ma lähen välja, vaata. Siis ma olen mingi, okay, this is fucking great. Ja siis jah, et ühesõnaga, nagu eks mul ikka mingid suhtlused on ja siis, kui mul see 3-päevane bender oli, siis ma sain ühe tüübiga matchi. Ma olin saanud mingi selle teisel päeval. Vaatan, et nii piltilus mees, täiesti piltilus mees. Ma olin kindel, et ta on AI. Ja siis ma lihtsalt ajasin talle nükest sitta, siis ma arvasin, et ta on AI. Ja siis ma näitasin Stenile. Ta vaata, et nagu mingi ülikena mees, aga nii kahju, et AI on. Ma olin purjus käes, ma ajasin mingi Sten on mingi, et on päris vends. Ma olin mingi täiesti mis sa rääkisid talle siis? Ma ei tea, ja siis ma pühapäeval olin mingi, et ma ei tea, vaata. Siis ta oli mingi, said väga eeskujulik, kõik oli väga chill, vaata. Siis ma olin mingi, okei, no ma ei tea, kui sa vaatasid, et peale seda crazy tutut ma normal. Ühesõnaga, et ma ei ole normaalne, minuga ei tasu teitida. Ma tean, et it's me, ma olen crazy ja ma saan veitsi jooki ja siis ma olen veel extra crazy, nii et aga ma ei tea. Pead retriidile minema Taisse. Et siis ma ei joo, vaata. Ja... Ainult narkootikumid 2 nädalat järjest, aga siis saad vähemalt öelda, ma ei joonud tilkagi. Palun võtke must eeskuju, karsklus massidesse. Mina happes öelda. Pupillid taku iga õhtu kuskil.
paralleeluniversumis. Aga kaine. No ühesõnaga, long story short, need äpid on sellised, et vaata, pluss ma olen hästi selline ka, et siis nagu ma näiteks saan äpis kellega matchi, siis mul peas on mingi, oota, kas ta suhtleb teiste inimestega ka ja ma ennast ise hulluks vaata. Ma räägin, ma pean kellegagi päris elust tuttuma. Ja in real life. Aga me oleme seda 100 korda arutanud, kus neid inimesi leida, seda teab ainult Kristus. Olerexist tuleb välja nüüd. Ma lähen Olerexi tööle. Tiksu seal Olerexi. No sa pead tööle minema. Tiksu seal Olerexi sees. Noh, mis sa ostma oled? Väike Red Bull, väike teister sai. Kabanoss. Mina läksin tegelikult Stati ette või no selle Circle K ette, seal on parem kabanoss. Ja mul üldse, mulle meeldib Circle K kohvi ka ja ma nagu nii juba chilleks seal Circle K-s. Ma nagu nii käin seal kogu aeg. No see jää siin natuke kauemaks, no. Aga tead, mis on veel selle Circle K-s? Politsärad. Siis ma olen mingi, arrest me. Ma ei saa midagi. Teate, mis ma olen? Mul on reaalselt vist politsei fetiš nagu. Mul ei ole otse politsei. Ma olen nagu vormis mehe fetiš. Ma ei saa. Võta siis mingi postiljon endale. Ma mõtlen nagu mingi päästja või nagu mingi politsei. Ikka politsei. Ma ei saa midagi teha. See on minu haigus. See on nagu, ma pean minema teraapiasse, et kuidas saada üle politsei või nagu mingi... Sul on mingi authority issues. Mul on authority issues ja mul on vaja nagu, et nagu ma tean, et siis ma kuulaks sõna. Tõesti, sest et sa vahepeal ei kuula sõna. Ma ei kuula sõna, aga kui ma mõtlen, mu politseimees ütleks mulle Kristina. Sest et sul on komme küll nagu pähe istuda, kui sa saad. Aga ma arvan, et see ei ole ainult sinul, see on kõigil niimoodi. Ja, aga ma nagu ekstra vaata, et ma hakkan kohe vaata majandama ja ma tean, et mul on vaja kedagi, kes nagu mitte paneks mind paika, aga natukene hoiaks mind nagu sirgel joonel või nagu paremini, aga ma ei kuule sind, kui ma jausta sind, aga politseid ma austan nii reegelt. Nii et sellepärast sul on vaja politseinikust meest. Literally mul on vaja politseinikust meest, sest et ja isegi nagu minu arust on see, et nad võivad olla nagu kole kui öö, aga kui nad panevad selle vormi selga, mul on mingi haba. Muuseas, see on nii naljakas, et sa ütled, et sa nagu, sa vajad, et sa mingil määral respektiksid, on ju. Ma just üks päev mõissin, ma olin sõbranna külas ja siis ta helistas oma mehele niimoodi, et 7 minutit oli poe kinni panemiseni. 7 minutit. Ta on mingi, kas sa armastad mind? Siis mine poodi ja too meile mulli. Ja ma saad sõna oma kõrvalt, mõtlesin, ma julgeks elu sees Märtenile niimoodi helistada. Ma reaalselt nagu in what world ma oleks mingi nii, istu kohe autosse alkopoodi ja too meile mulli. Ma ei tihkaks. Kas sa ütleks, et nagu sa ütleks, viitsid tuua? No vaata, siin on nagu teine variant, et kui ma oleks mingi musu, kas sa viitsiksid poodi minna, mitte lihtsalt armastad mind, siis mine nagu lihtsalt see tundus mulle siuke toon, et ma oleks mingi Märte paks toru ära. Ja, ei. I would never. Tundsin ennast nagu pekstud naine, ma ei julgeks kunagi. Aga rääkides pekstud naisest, mis kuradi kommentaari pani mulle instasse, kurbi ja Malju pani ilusa pildi ja siis ma kirjutasin, couldn't beat that. Siis ma olen mingi, you can try to beat that. Paned oli üks pauk. Ei nagu beat that. You should try to beat that. Nii random, et lihtsalt tuleb mingi peksujutud nagu. Ma ei tea, aga ühesõnaga jah, ja kuidagi ühesõnaga jah, et ma pean minema sinna politseimaja ette parkima Tinderi lahti. Nojah, siis kui nad on tööl, siis location või mis iganes see radius on seal. Jah. Aga on ka kriminaalidel. Ma seda küll, jah. Siis mul on 50-50 vaata. Ma elan politseimajal väga, ma sõidan iga päev mööda. Tead, mis ma teen? Ma panen auto pauku lihtsalt, siis tuleb mingi politseis. Ma mingi, härra. Aga mõtle, kui sa paned nagu, tahad nagu väikse kõksu teha, siis paned kogemata ja siis mingi oled invaliid. Siis on küll nagu suut halvasti läks. Siis on kehvasti, jah. Siis edu sulle. Ta kogemata niimoodi õrnalt sõidan tagant politseile sisse. Ups. Ja siis sa läheb vangi. Kuredi narkoman. Ei, ma ühele politseile ükskord kunagi ütlesin, et kui ma oleks teil autoga tagant sisse, et kas te oleks mind ka kaasa võtnud, vaata. Ma olen väga haige, ma tean. Kristina, sind ei tohi tõesti Into the Wild saata. Ei, mind ei tohi politseinike juurde. Siis ma ei saa, ma nii armastan. Vaata, kuidas ma sõbranna meest, ma iga kord luban endale, et kuuled, et ma nagu olen norm, et muidu neid tahan muga sama seltskonnas olla. Iga kord, siis... Ukses sisse astub. Ma olen kohe mingi haba.
ja õnneks meie sõbranna on väga nagu enese, nagu ma ei sebi päriselt, aga nagu lihtsalt see teadmine, et tal on vorm, siis me olemegi. Jah, tal ei ole isegi seljas seda. Ta ei kannagi seda, nagu ta ei kanna seda vormi ja ma olen ikka mingi haba. Ja siis meil on mõlema sõbrannal, siis ma olen kordamööda, vaata. Kordamööda ma ei suuda valida, armastan neid mõlemaid. No vähemalt ei ole sul probleemi sõbrannade meestega mitte läbisaamisega, nii et... Ei, ma saan nendega läbi, aga see ongi, õnneks nad saavad aru, et ma teen nalja, et nagu nendega mul on see, et I respect them väga palju ja I love them väga palju, aga mitte nagu... someone. I want to respect. Aga ma tahaks nüüd, et kedagi, keda ise respektida, nagu endale. Jah, nii et kui kellegil on respekteeritavat vormikandjad, siis ärge kirjutage Kristina. Isse mingi 10 minta minu mingi fetišist, lähme edasi. Nii, minu kord või? Minu kord. No, võta. Kuidas Pesha pärast toitumishäire sain? Pesha ei taha kohtukutset, oli sul kodesse pandud. Hei, lugu sai alguse siis, kui käisin veel põhikoolis ja tahtsin saada saledaks. Olin vist 15, hetkel on 21. Kui see vajalik info. Ühel ilusal päeval leidsin ühe artikli, kus Priksu rääkis oma kaalulangusest ja mida tegi selle heaks. Ta rääkis, kuidas oli kapse, lehe ja kanafileega sitaks alla võtnud. Ilmselgelt ei soovitanud ta seda kellelegi järgi teha, aga mina hullika mõtlesin, et kui Priksu sai sellega alla, siis saan mina ka. Nii ma siis võtsin ka alla aasta tiinekana 30 kilo alla ja kaalusin lõpuks 45 grammi. Kilogrammi. See on tõesti võrratu dieet, kaalusin lõpuks 45 kilogrammi. Lõpuks ei söönud isegi kapsalehte ja kanafileed, vaid näljutasingi. Ennast seni, kuni pilt hakkas tasku minema. Loomoraal, sööge normid ja ärge lugege kõik ebavajalikku. Mina hakkasin mõtlema, et kas Priksu üldse 6 aastat tagasi oli meedias või? Kela on ju 6 ju. Ja Brigitte oli juba enne seda mingi 3-4 aastat, ta oli Poweris juba mingi, ta oli 19, kui ta Powerisse läks minu eest, ta oli hästi noor. No tead, vaata siin koha peal mitte ma kunagi elus Brigittet kaitseks, aga noh, tõesti ära kuula igast sitte, mida sa netist loed. Ta oli 15. No vaata, see ongi see, et vaata 21 aastasel ütled küll, et nagu kas sa ise debiilik võtta. Aga ma mäletan, kui ma olin ise ka mingi 14 ja 15 ja siis olid kõik need vaata kaalujälged ja siis mis need oli see, olidki kaalujälged vaata mingi punktidega ja mina olen nagu kogu aeg on nagu, no nüüd ma olen skinny legend, aga ma olin siis chubby ja siis mul oli ka terve elu kuidagi see, et kogu aeg tahtsin nagu jälgisid kaalu ja mõtlesin, et lugesin Cosmopolitanist, et mis on see järgmine dieedinipp. Ja siis proovisid kõike ise oma naha. Üritasin proovida, ja. Kõiki üritasin järgida, aga see ongi lapse aju vaata, et sa olidki, no ja siis oli veel see nagu diet culture veel nagu hullem vaata, et seal olid mingi, Cosmopolitanis oli umbes mingi dieedinipp oli see, et modellid, mida teevad hommikul suitsu, üks kohv umbes, siis päeva peal üks muna. Ja 2000-tal oli küll ja siis no ma suitsu ei jätnud vahele, tegin suitsu ka, ma hakkasin mingi suht noored suitsu tegema. Ta ongi, kohvi ei joonud, tegin suitsu ja siis ongi seda mingit asja, et sa nagu, ongi noore ajuga, sa ei mõtle, et see ongi nagu see, et see on kind of sinu vanemate teema, et vaataks, et siis on kapsalehte ja kana on ju. Aga jah, et see on ka nagu nii-öelda influenceri tööveits ka, et mitte nagu promoda mingit nagu debiilset dieet. Jah, et isegi kui sa ütled sinna lõppu, et ma ei soovita kellegi järgi teha, et siis ma lihtsalt mõtlen, et no okei, 6 aastat tagasi ega Brigitte ka kuigi vana ei olnud ju. Ma ei tea, kui vana ta praegu on. 6 aastat tagasi ta 23, 24. No see on ikkagi... Ta sai 30, 24 oli. No jah, ma ütlen, et see päris laps on, aga ega see nüüd väga... Ei, ta praegu kah. No ühesõnaga, et ma mõtlen ka, et isegi kui ma võtaks alla ainult kapsast ja kanafileed süües, siis ma ei ütleks seda. Võib-olla ütlekski, et tegin mingi kuradi lollakat dieeti või whatever. Mina ütleks selle peale, kui sa 3 kilo alla võtsi, siis Brigitte, aga ma ei saa öelda, et ta kindla peale ütleks, aga ma olin taga aastaid sõbranna ja ma tean, kuidas ta mingitel asja, ta on mingi väga tubli ju, 33 kilo, mis sa virised, ma aitasin sind elu parim. Ei, Brigitte teeb see lingi, näe, ma aitasin ühe inimese ta elu parimasse vormi. Konkreetselt, Brigitte on küll selline, et never lose, always win. Ta on nagu see Trump, vaata. Et keegi võib öelda, oh my god, I almost died, ma sain hullu ID, võtsin 33 kilo alla ja tahaks mingi... Winner! Näete, ma olen selline eeskuju, ühtegi paksu ei jää Eestisse, kui te kõik vaid mind kuulaks. Ühe paksu sain vähemaks, 1 miljon veel minna, aga I'm doing it, I'm freaking doing it. Ainsana Eestis kuradi kogu koor on minu õlgadel. Ja Erik Orgu vaatab kõrvalt, et aga mis ma siis teen oma AI postitustega?
ta teeb ju, nüüd ta järsku on hakanud võtma mingid AI postitusi. Ei, ta leidis enda jaoks ChatGPT ja siis ta lihtsalt kütab, see on nagu, ta on siuke boomer, I'm so sorry, aga nagu mida sa teed? Alari Kivisaare võileib või siis oli Kerli ja Taneli mingi võileivad ja. See segisittu. Segisittu. Aga ta oli ju see sittus sõia sahmerdas. Sittus sõia seksis. Mis sahmerdas? Oi, erksu. You can never take us seriously. Ei. Aga paneme toru ära siis ja. Paneme toru ära, siis ei ole enam midagi asjalikku nagu nii. Palju kirju saime ka 1, 2, 3, 4, 5. No. 1, 2, 2, 4 ja 5 ongi täpselt kõik, kelle kirja ette lugesime, siis aitäh võina. Ja palju õnne teile ja ilusat elu ja näeme juba järgmisel nädalal. Bye. Bye. Head uut aastat. Head uut.